Välismääraja tänane esimene teema on Prantsusmaal toimuv. Pariisis on telefonil meie kauaaegne diplomaat Clyde Kull. Tere päevast! Tere päevast! Kas Prantsusmaad ootab nüüd pühapäeval, kui toimub parlamendivalimiste esimene voor, poliitilise maavärina algus? No see maavärin tegelikult algas juba natukene varem, kui president kuulutas välja erakorralised valimised ja lasi laiali parlamendi. Nii et see õhkkond on juba viimased nädalad olnud väga pingeline, võib öelda ka ärev ja on ka väga palju närvilisust praegu õhus. Ilmselt see esimene voor, kõik hoiavad praegu hinge kinni, ehk siis õhtused esimese vooru tulemused saavad olema siis esimeseks indikatsiooniks, mis see jõuvahekord saab olema. Teeme Prantsuse poliitikat natuke selgemaks meie kuulajate jaoks. Miks on valimistel 2 vooru? See kehtestati juba mitukümmend aastat tagasi Charles de Gaulle'i ajal ja eesmärk oli anda väga laiapõhjalisem esindatus parlamendis, sest kui on üks voor ja proportsionaalsed valimised, nagu on Europarlamendi puhul, siis väga paljud potentsiaalsed kandidaadid ei suuda võistelda, seepärast on korraldatud valimiste tsükkel selliselt, siis on see ühemandaadiline ja 2-vooruline, 577 valimisringkonda, täpselt nii palju, kui on ka parlamendi liikmeid ja see süsteem iseenesest on natukene ka keerulisem, kuna ta on väga ettearvamatu. See on üles ehitatud selliselt, et esimesest voorust valituks parlamendi otse saab ainult see kandidaat, kes saab 50% häältest. Selliseid tulemusi on, aga neid ei ole väga palju ja seetõttu teise vooru pääseb edasi automaatselt 2 enim saanud hääli, kes ei ole siis saavutanud 50%, kuid on võimalus ka teise vooru pääseda veel kandidaatidel, kes on saanud üle 12, vähemalt 12,5% registreeritud valijate häältest. Ehk siis seetõttu võib olla teises voorus ka mitte ainult 2, aga mõnikord ka 3 või 4 kandidaati, mis tavaliselt on ka juhtunud viimastel, ütleme 3-4 valimisel on see, et üpris tugevaid tulemusi on hakanud saavutama paremradikaalid ning teises voorus on toimunud siis teiste kandidaatide ühinemine selle ühe parempoolse kandidaadi vastu. Ja see on hoidnud ära ka siis Le Peni partei pääsemise parlamenti kuni viimaste valimisteni 22. aastal, kui Le Peni parteil õnnestus see klaaskatus natukene juba lammutada ja parlamendis oli nüüd juba 88 inimest. Nii et seetõttu on olukord väga ettearvamatu ja keegi ei oska praegu öelda, kui suure tulemuse võivad saavutada praegu paremradikaalid, kui nüüd need teised jõud ei ühine. Samas räägitakse ka sellest, et edu võib saata ka vasakradikaalsemate vaadetega poliitikuid. See keskkoht, mida esindas siis Macron, on ta jalge alt kadunud. Sellest kirjutavad rahvusvahelised ajalehed päris palju. See on tõsi, sellepärast, et viimase 7 aasta poliitika, mida president Macron on ajanud, on loonud sellise olukorra, kus inimeste ostujõud on väga tugevasti kahanenud, on otsitud palju põhjusi, paremradikaalid toovad siin välja selle põhjuseks väga suure immigratsioonivoo ja illegaalse immigratsiooni ning ka Macroni majanduspoliitika, mis on olnud suunatud eelkõige pakkumise tugevdamisele, kuid on jätnud siis tahaplaanile inimeste ostujõu ja nõudluse poole. See on võib-olla ka õppetund praegu kas või Eestis uuele valitsusele, et kuidas tugevdada nagu mõlemat majanduse külge ja seetõttu, kui varasematel valimistel on tavaliselt alati püütud siis nagu keskele koonduda, on tulnud jõudusid vasakult ja paremalt keskele üle, siis seekord tundub, et see tendents on täiesti vastupidine ning see koondumine on praegu äärmustesse paremale ja vasakule. Ja seetõttu tõesti praegu ei saa üldse alahinnata ja ei tohi alahinnata ka vasakpoolsete võimalusi ja nende edu, sellepärast, et seal ei ole mitte ainult kommunistid ja vasakradikaalid, vaid ka sotsialistid on liitunud praegu selle liiduga, mis on väga tugevasti ka laiendanud seda baasi, nii et seetõttu, ütleme, kui protsentides on hetkel paremradikaalide toetus kusagil 35-6 ringis ja vasakpoolsete seal 28-30 ringis, siis
ütleme sealt Macroni parteist praegu, kus on kuskil 20% ringis ilmselt kandidaadid, teise vooru väga paljud ei pääse ja seetõttu siis saabki olema nüüd selleks võtmekohaks, et kelle poolt nad hakkavad hääletama, kas siis parem- või vasakpoolsete poolt. Le Penist oli juba juttu, aga vaatame ka vasakpoolsete kõige mõjukamat ja nähtavamat liidrit Jean-Luc Mélenchon. Milliseid vaateid tema esindab? Tema, ütleme, on väga tugevate marksistlike vaadetega, ta on kasvanud välja just vasak äärmusjõududest ning tema vaated on siis ka vastavalt väga vasakpoolsed. Kuid see platvorm on praegu natukene laiem, nagu ma ütlesin, sinna on liitunud ka praegu sotsialistid ja nüüd saab olemagi siis küsimus, et kui palju nemad suudavad praegu mõjutada ka valijaid, nemad on tunduvalt mõõdukamad, aga ütleme nii, et vasakäärmuslaste ja Mélenchoni pakutud lahendused Prantsusmaa jaoks saavad olema majanduslikult muidugi äärmiselt laastavad, sellepärast et need lubadused, mis juba välja praegu on käidud, need on püüdnud kokku arvutada ja nende maksumus oleks kusagil 106-110 miljardit eurot. Nii et ongi öeldud, et kui vasakäärmuslased võidaksid, siis see tähendaks kapitali väljavoolu Prantsusmaalt, sellepärast et vasakäärmuslased on öelnud, et kõike seda tuleks rahastada maksudest ja eelkõige rikastele kehtestatud maksudest. See tähendab siis seda, et kogu ettevõtlus ja kapital siis saaksid väga tugeva löögi vasakpoolsete võidu puhul. Aga suur küsimärk on ikkagi paljude jaoks see, miks Emmanuel Macron need valimised välja kuulutas. Nagu olen lugenud, tegi ta selle otsuse vaid mõne nõustajaga konsulteerides, neid olevat ümber olnud Euroopa Parlamendi valimiste õhtul 4 ja siis ta tuli kaamerate ette ja teatas, et parlament on laiali saadetud, tulevad valimised. No siin on 2 versiooni ja võib-olla mõlemad ka mõjutasid. Üks on see, et Macron on alati otse kõikidele väljakutsetele vastu läinud, ta ei ole võtnud kunagi mõtlemisaega, vaid on teinud selliseid radikaalseid ja kiireid otsuseid. Seda on näha ka varem olnud. Ja seekord esitas ta väljakutse valijatele, et kui te valisite parempoolsed Europarlamendi valimistel, siis ma tahan näha, kas te julgete seda teha ka riiklikel parlamendivalimistel. Kui te võib-olla kalkuleeritum ja see külmem otsus see, et kui oleks praegu jäänud see olukord siin keema, seda on nagu võrreldudki umbes sellise konna keetmisena, et ta oli halvatud tegelikult oma tegevuses riigis, tal ei olnud enamust parlamendis ning praegu juhtus ka see, et Prantsusmaa riigivõlg on äärmiselt suur, eelarve defitsiit on üle 5%, komisjon algatus Prantsusmaa suhtes menetluse, kuskil sügisel, septembris, oktoobris oleks pidanud vastu võtma väga raskeid otsuseid ja need tulebki vastu võtta, ehk siis leida kärpeid 25-30 miljardi euro ulatuses ja need oleks tekitanud äärmiselt suure jälle rahutuste ja niisuguste rahva meeleolu radikaliseerumise, nii et see samm, mis ta praegu tegi, võis olla ka natuke ennetav, et seda vastutust siis nüüd hakata hajutama nende raskete otsuste eel, mis sügisel tuleb teha. Palju kirjutatakse ka sellest, et Macron on paljude prantslaste jaoks ikkagi eliitpoliitik, kes räägib pariislastega, räägib prantsuse eliidiga, aga lihtrahva muresid ta ei mõista. Jah, selline kuvand on temast kujunenud ja eks kogu temaga käitumine ja need käitumise tagajärjed on seda ka rõhutanud ja selle esile toonud. Ta on küll püüdnud mitmetel juhtudel siin kätt välja sirutada ka rahva poole ja on ka rõhutanud seda, et ta kuulab, aga kõik need tulemused on jäänud teistsuguseks, et need tagajärjed ei ole olnud sellised ja see usutavus tema sellise rahva kuulamise osas muidugi on kõvasti langenud. Praegune peaminister Gabriel Attal on väga solvunud. Temaga president, kes ta ju ise selle aasta alguses valitsust juhtima tõi, ei konsulteerinud enne seda valimiste väljakuulutamise otsust ja nüüd keeldub 35-aastane peaminister isegi Macroni nime kampaania koosolekutel mainimast. Attal on olnud Macroni kõige lähem kaasvõitleja ja kui Macron selle otsuse tegi, siis ta tegi selle muidugi väga külmalt, ta ka ütles, et paljud tema lähikondlased kindlasti kannatavad nende ambitsioonid, aga Prantsusmaa ja Prantsuse rahva huvid on kõrgemal. Seetõttu ei olnud ka väga palju valikut. Süsteem on muidugi Prantsusmaal selline, et presidendil on tohutult suur võim
ja mis on keskendunud tema kätte ja eriti veel, kui tal on ka tema lähikonnast, tema enda erakonnast, siis on nendel üsna vähe kaasarääkimise õigust, kui president selliseid asju otsustab. Nüüd Atali karjääri osas muidugi võib siin veel juhtuda ka erinevaid arenguid, sest kui praegu juhtub selline üks tõenäolisemaid variante, et parlamendivalimistel ükski jõud ei saavuta absoluutset enamust, siis ilmselt jätkab parlament sellises hanguvas olukorras veel aasta, jätkab ka praegune valitsus veel aasta. Nüüd on küsimus, et kas, kui selline olukord tekib, kas vahetatakse välja peaminister ja valitsus kohe, natuke hiljem, nii et siin saab seda veel näha, kuid ilmselt, kui selline hanguv parlament juhtub, siis valitsuse vahetus ilmselt ka sügisel kusagil tuleb sellise tehnilisema valitsuse poole. Aga seda saab näha ja Atal on muidugi püsinud üsna lojaalne presidendile, on rõhutanud seda ka viimastes debattides. Macroni nime tõesti ei kasutata, kuna see on üpris toksiline praegu valijatele, kuid see ei tähenda, et nad ei oleks presidendile lojaalsed. Järgmiseks peaministriks võib saada Prantsusmaal aga, kui nüüd parem tiiba saadab edu, veelgi noorem mees kui Atal, rahvusrinde liider Jordan Bardella on 28-aastane. Jah, ta on 28-aastane, aga ta on jätnud endast üpris arenenud poliitiku ja sellise nagu veenva inimese mulje. Viimased debatid on olnud väga sellised veenvad ja tugevad tema poolt, aga loomulikult kõik pööravad ka tähelepanu sellele, et tal puudub igasugune juhtimise, riigi juhtimise ja administratsiooni juhtimise kogemus. Ta on olnud kõik need 12 aastat, kui ta 16-aastaselt poliitikasse tuli, ainult poliitikas ning parteipoliitikas. Ehk siis see on huvitav kontrast sellest, kui tema esinemisi vaadata, siis need muidugi jätavad mulje juba päris kogenenud inimesest, aga muidugi nüüd saab näha, kuidas neid asju ka ta suudaks ellu viia, kui ta need valimised võidaks. Kas rahvusrinde valimiseduga ei või kaasneda Prantsusmaal mingit pööret, kui nüüd parlamendis tuleb enamus nende kätte Vene suunal? Marine Le Pen on ju nähtavates suhetes Vladimir Putiniga olnud. Jah, siin aastaid tagasi ta kindlasti oli, ei olnud ainult tema Putiniga, sõbrustasid siin veel paljud jõud Euroopas, kuid mis on olnud huvitav, et viimastel nädalatel on ka Le Peni partei ja Bardella maha kruvinud ka seda Venemaa toetuse ja mõistmise aspekti ning ka samuti NATO-ga koostöö vähendamise aspekti ning toonud siia juurde sellise reservatsiooni, et Prantsusmaa senine poliitika Ukraina toetamises ja NATOs osalemises jätkub seni, kuni pole lõppenud sõda Ukrainas. Nüüd, kuidas selle sõja lõpuni jõuda, muidugi siis, kui vaadata praegu Bardella esinemisi, siin on erinevus selles, et nad näevad Ukraina toetamist selliselt ja selleks, et Ukraina läbirääkimiste positsioon Venemaaga tugevneks. Ehk siis nad ikkagi ei näe mitte sõjalist võitu Ukraina poolt, vaid et see lahendus oleks diplomaatiline, aga selleks peavad Ukrainal olema tugevad kaardid ja tugev positsioon, nii et selles mõttes nagu see toetus praegu jätkub. Kui palju on Prantsusmaal tähelepanu pälvinud see, et Kaja Kallasest on saamas, kui Euroopa Parlament kandidatuuri heaks kiidab, Euroopa kõrge esindaja välisküsimustes? Kaja Kallas sai selle koha, nagu kuluaarides ju räägitakse, ikkagi Macroni tugevalt toetusel. Kas Prantsusmaal on seda ka märgatud? Meedia on rääkimas sellest. Sellest väga palju räägitud ei ole, on võetud ikkagi rohkem selline, on antud edasi Euroopa korrespondentide uudiseid. Põhimõtteliselt on see lähenemine olnud selline positiivne ja toetav, kuid on ka muidugi pööratud tähelepanu nendele aspektidele, mis ei ole ka uudised, et Kallase ja von der Leyeni valimisega tugevneb kindlasti hoiakud Venemaa suunal ja nagu idarindel, kuid siin on küsimus, et kuivõrd Kaja Kallas suudab ka laiendada oma välispoliitilist aspekti, mis senini on olnud ainult Venemaa ja Ukraina suunal ka Vahemere, Lähis-Ida ning globaalsematele küsimustele. Ja viimane küsimus selles vestluses. Kohe on algamas Pariisis olümpiamängud. Pariisi linnapea Anne Hidalgo on öelnud, et Macroni järsk otsus valimised korraldada viib prantslaste mõtted olümpialt täiesti eemale. Hidalgo kardab, et olümpiale pööratakse vähem tähelepanu.
jah, paraku see on nii, sest rahva tähelepanu on läinud ikkagi täielikult praegu valimistele. Hidalgo on isegi öelnud, et Macron rikkus ära pariislaste suure peo. Kui sul on valik, et mis on sinu lähiaastate tulevik, sinu majanduslik seis ja sissetulek võrreldes siis olümpiamängudega ja nende olulisusega, siis loomulikult inimesed muretsevad praegu rohkem oma saatuse eest. Mis veel võib muidugi juhtuda, on see, et prantslased avaldavad ka oma meelt tavaliselt tänavatel, nii et kui need valimised tulevad sellise tulemusega, mis ei rahulda eriti just vasakpoolset eliitu, siis võib siin näha päris suuri meeleavaldusi tänavatel ja rahutusi, millega tavaliselt on kaasnenud siis kas purustamised ja nii edasi. Ja siin Macroni hoiatas ka kodusõja eest, mis on temal omalaadselt väga värvikas, muidugi sõnum ja selline asi kindlasti ei lähe, aga see meeleavalduste ja purustamiste laine võib ollagi päris suur ja see on ju ainult 3 nädalat enne olümpiamänge, nii et seda segadust ja kaost muidugi võib tulla päris palju. Clyde Kull Pariisist, aitäh selle sissevaate eest Prantsusmaal toimuvasse täna. Head päeva! Aitäh, suur aitäh! Välismääraja